ja salvestuse saadan siis pärast meililisti ja paari nädala pärast see muutub ka YouTube'is kõigile vaadatavaks, aga et eksklusiivsus on see, et meililistis saab parem lihtsalt kuulata. Hästi kiiresti siis räägin endast, aga ennem veel ma tahan öelda, et peale suvepuhkust ma olen ise nüüd moderaatori rollis, et tahtsin lihtsalt Triinu tänada, et ta 6 korda oli ise moderaator ja aitas selle ürituse käima tõmmata. Vaatame nüüd, kuidas ma ilma temata hakkama saan. Ja mina siis olen Marin, mikroinvestorina jagan rahatarkust, ise olen üle 5 aasta investeerinud. Olen teinud investeerimispäeviku, mis siin taga on. Juba aasta tagasi sai valmis, uskumatult kiiresti aeg läheb, et see on siis abiline investeerimisteekonnal. Nii, nüüd päike väga segab. Siis, aga midagi näete sealt vahelt. Lisaks on mul kodulehel tasub vaadata mikroinvestor.ee on päris palju tasuta rahatarkust olen jaganud. Ja lisaks on ka veidi tasulisi asju, näiteks rahaasjade väljakutse, mis aitab tegutsema. Ja üks asi on täna meil auhinnaks ja see on alustava investori mentorprogrammis osalemine. Ja uus grupp alustab järgmisel nädalal, aga kui ei sobi kohe järgmisel nädalal alustada või septembris alustada, et siis saab ka novembri gruppi tulla. Ja nagu ikka, siis palun alati külalisel valida välja auhinna saaja, et küsimuse esitajate vahel seast, et kui kes torkab silma põhimõtteliselt, et küsige siis aktiivselt ja osalege chatis, kes soovib, võib ka kätt tõsta ja siis häälega rääkida ja rääkige ka kaasa, et selline põnev teema on meil siis täna ja Liisi, nüüd on sinu kord, et annan sulle sõna, et tutvusta ennast, et kindlasti paljud sind teavad, aga võib-olla mitte kõik. Tere ka minu poolt, minu nimi siis Liisi, ma kõigepealt küsin, kas mind on kuulda? Kõik hästi, väga tore. Mina siis tervitan kõiki Pärnust, suvi ei ole enam siin, ma ei tea, kus ta läks, nii järsku kadus ära, veel eile ma tegin lühikeses stressis trenni ja ei olnud mitte midagi muud mulle vaja ja täna tundub, et peab lastele kombed selga ajama. Ja endast veel siis nii palju, et igapäevaselt töötan siis rahatarkuse koordinaatorina Rahandusministeeriumis. Laias laastus tähendab see seda, et hoiame silma peal kõigel, mis puudutab rahatarkuse edendamist ja proovime siis hoogu anda ja teha koos asju suuremalt, mitte nii, et igaüks nokitseb vaikselt omaette nurgas. Lisaks korraldame uuringuid, hoiame laias laastus silma peal ja nüüd hakkame näiteks välja töötama rahatarkuse õpiväljundeid, nii et igas vanuseastmes oleks teada, et mis on eakohane ja õpitav ja selline baasteadmine, mis kõigil peaks ja võiks olemas olla just, mis puudutab nagu kooliharidust. Olen investeerimisega tegelenud alates 2010. aastast. Niipea kui tööle läksin, siis mulle tundus, et raha jäi kohe palju kätte üle, et järelikult tuleb hakata investeerima. Nüüd laupäeval sai mul 8 aastat abielus oldud ja sellest abielust on siis sirgumas 3 last vanustega 7, 5 ja 1,5. Nii et kui mu sõbrad mulle ütlesid, et Liisi, sa kolid Pärnusse, et sul hakkab seal ju igav, sest et ainult Tallinnas on elu, siis ma võin selle täiega ümber rükata, et mul ei ole veel kordagi igav hakanud, et mu lapsed igal juhul hoolitsevad selle eest. Ja mul on ka, et kui Hiiumaale kolisin, ma tegelikult ise kartsin väga seda, et algul mõtlesin, katsetan mingi, ega ma siin kauem kui aasta ju ei ole, ma tulin magistritööd kirjutama, aga tegelikult siin on igal pool leiab tegevust, et selles suhtes see sõltub ikka endast, et muidugi ei ole täpselt sama palju võimalusi kui Tallinnas, aga kuigi Tallinnast tundub ju, eriti Tallinnast, tundub Hiiumaa väga kaugel, siis tegelikult Hiiumaalt saab Tallinnas ka käia. Ma ütleks, et asi on ka ikkagi inimese enda leidlikkuses kinni, et Hiiumaal sa oled nagu sunnitud leidlik olema. Tallinnas on võib-olla nagu liiga palju võimalusi ja see pärsib nagu leidlikkus ära. Jah, ja kui sul nii palju võimalusi on, et siis mõelge, et kui palju te seda kasutate tegelikult, et ma pärast mõtlesin järgi, et ma elasin 10 aastat Tallinnas, võimalusi oli palju, aga päris mitut asja, mis ma Hiiumaal tegema hakkasin, näiteks ma läksin ujumistrenni, ma ei osanud ujuda. Tallinnas ma ei mõtlesin sellele aastaid ja aastaid, et võimalusi oli ju küllalt tegelikult. Ja, täpselt, aga nii ongi. Aga väga tore on ja, et me mainisime ära, mis meil täna teemaks on, et Karolina paneb siia ühe polli ka, kus me saame teie käest küsida natukene lastele investeerimise ja rahatarkuse jagamise kohta.
Ja mina tahtsin öelda enda poolt seda sissejuhatuseks, et mina tegelikult hakkasin investeerima sellepärast, et ma olin rase ja just ma mõtlesin, et tahan uurida, et kuidas lapsele raha koguda. Et kahjuks meie tütar sündis sügavalt enneaegsena ja täna sai ainult 9 päeva, nii et mul ei ole nagu praktikat, et ma ei saa nagu surnud lapsele koguda, pole mõtet ka. Aga ma olen 5-kordne tädi ja ma natuke üritan nagu tädina surkida, et mul üks küsimus natuke hiljem, ma arvan, jõuame siia, on ka see, et kuidas nagu teiste lastele siis nagu saaks rahatarkust rohkem nagu edasi anda ja kas seal on nagu mingi erisus kui enda lastele. Me võime tegelikult sellega ka alustada, et see on minu meelest nii huvitav küsimus, et lisaks sellele, et sa need lapsi üritad ju rahatarkusega harida, sa üritad ka vanematele lähendada, sest see sõltub ikkagi kõik laste vanematest. Absoluutselt, mul on tegelikult täiesti tehtud suur ja uhke skeem, aga vot ma ei tulnud selle peale, et seda siin endale kõrvale võtta. Aga skeem nagu tegelikult, kui te pilti vaatate, siis näeb välja selline, et meil on näiteks Rahandusministeeriumi ja ettevõtliku kooli koostöös selline tore projekt nagu rahatarkuse mentorklubid õpetajatele. Ja Marin on ka meie suur abiline olnud siin juures, nii et väärib ära märkimist. Ja selles mentorklubide programmi jaoks me mõtlesime ka, et kellele me siis ikkagi neid mentorklubisid teeme. Ja siis mina võtsin ette, mulle meeldib joonistada värvilisi kastikesi ja sellised skeeme nooltega teha. Tegelikult keskmes on nagu rahatark õpetaja. Õpetaja ise saaks rahatargaks ja see nagu mentorklubi mõte ongi siis see, et ta kuulab, kuidas tema ise teeb oma isiklikku eelarvet, kuidas tema investeerib, milliseid laene tema valib, et see õpetaja teeb ennast targaks. Siis, kuna ta on õpetaja, siis tema teab kõige paremini seda nagu pedagoogika poolt. Kuidas ma oma teadmised annan lastele edasi just nimelt oma aine võtmes. Suurepärane näide, kuidas ajalooõpetaja ütles, et nii, 5. klass, ajalootund, me õpime, kuidas elasid inimesed esimese vabariigi ajal. Nii, ja nüüd rahatarkusega seos, soovid ja vajadused esimese vabariigi ajal, soovid ja vajadused täna ja nüüd võrdle, mis on muutunud. Minu meelest ideaalne harjutus, mina nagu ikkagi pigem nagu rahatarga inimesena, mitte õpetajana, et siis ma ei tuleks selle ise harjutuse peale. Nii, ja nüüd, kui see õpetaja ise on nagu saanud rahatargaks, siis skeemi järgmine nool viib, et tema teeb rahatargaks ka need õpilased. Ehk et tema leiab need võimalused, kuidas ta nagu võtab selle rahatarkuse kui hästi praktilise oskuse, seob selle nende teemadega, mis on õppekavas nii või naa, tuleb nagu lastele selgeks teha. Ehk et win-win, lapsed saavad nii rahatarkust kui mingit muud ainet korraga õppida ja siis saavad need lapsed rahatargaks. Ja nüüd 3. nool viib jälle edasi, nad lähevad koju ja nad küsivad oma vanemate käest, kas meil on meelerahupuhver. Aga mida me saame teha, et see meelerahupuhver oleks või kui see on, aga see on liiga väike, et seda siis suurendada või kui meelerahupuhvriga on kõik hästi, siis kas meie kogume mingiteks eesmärkideks raha, millised laenud meil on. Ehk et see laps nagu täiesti nagu süütu ja naiivsena tuleb koju ja võib-olla emal on või vanematel üldse on nagu see küsimus, et aga ega ma tegelikult ei tea, mis see meelerahupuhver üldse on, aga miks see mul olemas peaks olema. Ehk et laps tegelikult kodus räägib rahatargaks oma vanemad ja samal ajal ta kinnistab seda õpitud ja siis nad hakkavad kõik koos seda praktikasse rakendama. Nii et peale seda skeemi mulle tundus, et Liisi, sa oled nüüd tabanud kuldpotti. Kõik on rahatargad. Kõik saavad rahatargaks tänu sellele, et meil on rahatarkuse mentorklubid, et meil on nii palju suurepäraseid partnereid, kellega koos selline asi üldse sündida saab. Nii et ma natuke nagu õnnitlesin ennast, et jaa, võt see oli hea lüke. Ma siiani arvan, et see on väga hea lüke ja meil läheb kohe käima 3. siis nii-öelda aasta mentorklubidega. Ma pean ütlema, et meil ei ole kunagi olnud nii palju huvilisi ja huvilised ei ole mitte ainult õpetajad, vaid näiteks Circle K sisekoolitajad üritavad ka meie programmi ennast sisse susata, sest et see on niivõrd populaarne ja niivõrd hea programm. Nii et jah, ma olen nagu hästi kindel, et tegelikult kui me nüüd nagu tõmbame selle pildi veel laiemaks, siis igaüks, kes on nagu rahatark inimene või igaüks, kes nagu vähemalt sammub sellel teel, et ta teeb midagi enda heaks, siis tegelikult tema mõjutab neid inimesi, kes on tema ümber ja siis hakkavad teised omakorda mõjutama neid, kes on nende ümber ja te teate ju, et maailmas nagu kõik inimesed on teist 3 inimese nagu kaugusel. Põhimõtteliselt kui ma leian need 3 õiget inimest, siis Bill Gates on nagu telefonikõne kaugusel, on ju. Nii et selles mõttes on see tegelikult nagu hoomamatu, et sina nagu oma tegudega võid nagu nii palju mõjutada
ja see on nagu mõnes mõttes ka niivõrd oluline, et te siin praegu kuulate seda laste rahatarkuse teemat, et rääkige sellest päriselt nagu, mitte nagu lihtsalt, et Marinile head reklaami teha, vaid lihtsalt rääkige oma tuttavatega, et vot näe, ma kuulasin nagu neid asju, mis teie arvate, mida teie teete, sest et see on see, kuidas me tegelikult nagu mõjutame nagu kogu seda Eesti rahvast, et ma nagu arvan päriselt, et see on nagu niivõrd oluline ja kui me sellega nagu parandame nagu kas või natukene kõikide elukvaliteeti, siis noh, siin ei ole nagu põhjust, miks ma ei tee seda, on ju. Ja kas sinna õpetajate programmi saab veel liituda või? Jah, saab. Et kui keegi kuulab ja tahab, on ise õpetaja või tahab õpetajale soovitada, et siis tasub soovitada, et kindlasti on osad ei ole ka kuulnud ja see on tõesti hea programm, et mulle meeldis ka just see, et õpetajad närisid nagu selle läbi, et ma kõigepealt vaatan enda asjad üle ja siis ma mõtlen, kuidas läheb nagu edasi, et no siis oled ka enesekindlam ju seal rääkima, on ju, ja kindlasti on paljudel see, et mis nüüd mina ja investeerimine on ju nii keeruline, aga me räägime rahatarkusest. Just mulle sellepärast ka meeldib see sõna, et see tundub nagu kohe lihtsam või ei ole nii keeruline ja kauge see sõna. Ta hõlmab, on ju, investeerimist ehk raha kasvatamist, aga et selle saab teha lihtsaks ja sellepärast mulle see sinu skeem ka meeldis, et ma praegu just olen õppinud seda visuaalset lihtsustamist ja ma sain see ja ma olin õpetajatega viimati ühes programmis. Ja siis seal oli ka alguses kõik, et sina räägid rahatarkust, me sulle ei oska mingit tagasisidet anda, see on nii keeruline teema. Aga ma tegin seal töölehti oma selle alustava investori programmi jaoks ja siis ma sain tagasisidet, et oi, et see tööleht nagu täidab selles mõttes oma eesmärki täiesti ideaalselt, et tundus nii kauge, nii raske, nii keeruline teema ja sa teed selle nii lihtsaks, et ma saan aru ja hakkab huvitama. Et minu meelest nagu see on see võti, et üritada teha see nagu arusaadavaks, et ja juristina näiteks ma olen hästi palju koolitanud mitte juriste ja sellepärast ma olen nii harjunud, pluss olnud näiteks tihti asutuses ainus jurist, harjunud lihtsalt rääkima, mitte lihtsustama, vaid lihtsalt rääkima ka õigusest, mis on samasugune teema, mis on ju nii keeruline ja teab kus kaugel, kuigi see on meie elu osa tegelikult, iga päev me puutume sellega kokku, ilma et me mõtleks sellele. Ja rahatarkus on täpselt sama, et osad ütlevad, et see ei ole mulle. Aga me kõik vajame raha, et me ju ei propageeri seda, et raha on maailmas kõige tähtsam, elus kõige tähtsam, vastupidi, ta on lihtsalt vahend, on ju, et elada õnnelikult ja hästi, aga et see tegelikult on meile kõigile ju vajalik. Ja muidugi, et mul on siin ka hästi hea kogemuslugu jagada, et see oli aasta 2017, ma olin 8 kuud rase ja siis juhtus nii, et ma tegin sellist 5-sammulist koolitusprogrammi, et me saime iga teisipäev, kolmapäev, mis päev see oli, et me saime iga nädal korraks kokku ja siis rääkisime selliseid uusi teemasid läbi. Ja jõulukingitusena ma palusin sellesse programmi osalema oma mehe õe. Ja tema kohta nagu tehti suguvõsas neid nalju, et tal on augud rahakoti sees ja raha ta hoida küll ei oska ja siis mõnes mõttes mulle nagu kaugelt vaatajana nagu tunduski, et issand, et me nagu ise loome seda tegelikkust, et me kogu aeg ütleme talle, et sina mitte mingil juhul. Ja siis ma palusin, et aga tule ja kuula ja anna mulle ka tagasisidet, et kas ma saan midagi paremini teha ja ta tuli, programm oli jaotatud nii, et 2 viimast korda me tegelesime investeerimise teemaga. Ta kuulas kõik kaasa, ta tegi väga palju märkmeid, ta oli väga süsteemne ja peale programmi ta ütleski, et ma töötan su materjali läbi, et mul läheb nagu veel 6 aega kindlasti selle materjaliga. Ja siis ja peale 6 aega siis ta nagu uuesti võttis ühendust ja ütles, et tead, see investeerimine, et sa räägid väga hästi ja väga lihtsalt ja ma saan kõigest aru, millest sa rääkisid, aga ei, ma ei ole nagu seal, et see on nagu liiga kauge minu jaoks. Ja aga ma võtsin kõik need esimesed 3 korda, ma tegin oma laenud korda, ma tegin mingid graafikud, mul on eesmärgid, ma kontrollisin oma kulud-tulud ja hakkasin sealt ikkagi nagu tegema väga olulisi muudatusi. Ja ma näen, et see juba toimib, et see on nagu nii maru vahva ja läks 2 aastat, kui ta uuesti mulle helistas ja ütles, et nii, ütle nüüd mulle uuesti selle 3. samba kohta, nüüd ma olen valmis, et see nagu näitab nii hästi minu meelest, et siin see ongi nagu selline nagu kasvamise protsess, ma alustan nagu ühest nurgast peale ja siis ma jõuan kuhugile nagu välja ja on ka neid, kes alustavad täiesti teisest otsast, teevad mingi krüptoinvesteeringu, põruvad täielikult ja siis hakkavad mõtlema, aga mida mina valesti nüüd tegin ja siis nad jõuavad nagu tiiruga kuhugi algusesse ja nii, et see ongi nagu, et see on teekond ja mõnes mõttes oled sa eeskujuks, nagu vahet ei ole, kus sa oma teekonnal oled, igal juhul oled sa eeskujuks ja et on nagu neid
alustades sinu lastest või ka miks mitte võõrastest lastest, kes nagu vaatavad sulle alt üles ja nagu lihtsalt ahmivad nagu kõike sisse, et nagu olge teadlikud, nad jälgivad teid kogu aeg. Ja ma tahtsin ka just seda öelda, et mina olen ka hea näide sellest, et ei ole nagu mingit õiget järjekorda. Mina alustasin investeerimisest. Hetkel, kui ma ei teadnud, kus mu raha läheb, ma ei teadnud tegelikult rahatarkusest mitte midagi. Ja siis mind hakkas huvitama. Aga kui ma ei oleks seda esimest 25 eurot kasvukontole näiteks pannud, ma ei oleks hakanud uurima. Et selles suhtes ei ole mingeid õigeid või valeseid etappe ja ma arvan, mida rahatargemaks sa saad, seda rohkem sa neid etappe läbid, aga lihtsalt need võivad olla sul omas tempos, omas järjekorras, kuidas sulle täpselt sobib. Et paljude teemadega on mul niimoodi olnud, et tükk aega enne, kui mind see kõnetab tegelikult. Ja võib-olla sa tood mõned asjad vahele. Ja. Täpselt. Ja ma korra küsin või ütlen selle ka, et Maie juba küsib, et kas lasteaiaõpetajaid on liitunud. Jah, seda puhku me oleme teinud selle liitumise võimalikuks ka lasteaiaõpetajatele, aga me ei ole ise veel nagu päris lõpuni jõudnud heale nagu sellisele järelduseni, et kas me liidame lasteaiaõpetajad õpetajatega või me teeme isegi nagu erigruppe. Et seal on mingid nagu erisused, aga igal juhul me mõtleme selle välja, et võib ennast kirja panna ka siis, kui sa oled lasteaiaõpetaja. Väga tore. Aga ma tahaks nüüd küsida seda, et mis on kõige olulisem siis, kui sa tahad hakata lapsele raha koguma või investeerima? Mina tegelikult keeran selle küsimuse nüüd ikkagi ringi, sest et ma ise leian, et nagu üldse nagu lapsed ja rahatarkus selles teemas on nagu kõige nagu tähtsam on see, et milline eeskuju nagu sina ise oled. Nii nagu lennukis on need sildid, et kõigepealt paned hapnikumaski endale pähe ja alles siis paned lastele, et siis see tegelikult minu meelest kehtib nagu siin ka. Et kõik, mida sa teed iseenda jaoks, kõike seda tegelikult nagu laps näeb kõrvalt ja kui ta näiteks ongi sellises vanuses, et teda see teema huvitab, sind hakkab huvitama, siis uuritegi kahekesi koos ja siis sa õpetad talle nagu kahte asja. Üks on nagu rahatark käitumine ja teine seal juures on see, et aga kui ma ei oska, siis mida ma teen? Et ma uurin, ma õpin, ma lähen sinna sisse ja siis nagu vaatame, mis saab. Võib-olla ma teengi vigu ja see on nagu täiesti lubatud ja see on okei. Panen pange, siis vead ongi õppimiseks ja Grete Arro, kes on nagu hästi hea teadlase taustaga ja räägib just sellest, nagu kuidas see õppimine nagu päriselt käib. Tema ütlebki, et me õpime kahte moodi väga efektiivselt. Esimene on see, et me teeme täiega vigu, astume täiega ämbrisse. Üli hästi jääb meelde, ise mõtled ka nagu mingi viga, mille sa oled kusagil teinud ja kui see oli, mida piinlikum, mida suurem viga, seda paremini ma selle õppetüki omandasin kohe. Ja teine on siis see, kui ma nagu pingutan, kui ma päriselt nagu näen vaeva ja siis nagu puurin ennast sinna sisse, et see on nagu ka selline teine hea moodus, kuidas õppimine käib. Nii, et esimene samm nagu tegelikult on see, et nagu pane hapnikumask endale pähe ehk tee endale selgeks, et kus kohas sa üldse täna oled, kuhu sa jõuda tahad, mida sa selleks tegema pead, et jõuda punktist A punkti B ja siis kaasa see laps nagu kaasa. On täiesti okei öelda, et mina ka ei oska. Kui mina kooli lõpetasin, mis oli aastal 2008 ja nüüd, kui ma näiteks täna ka õpetajatega räägin, siis valdavalt on mul vastas need inimesed, kes lõpetasid kooli veel kaua enne seda, kui mina veel üldse kooli ei olnudki jõudnud. Ehk et ma arvan, et ka suur enamik teist on võib-olla lõpetanud varem kui mina ja me teame kõik, et siis rahatarkusest null, mitte midagi. Siis ei räägitud nagu mitte midagi ja me kõik oleme tegelikult seda oskust nagu pidanud oma elus nagu lihtsalt praktika käigus nagu omandama, mis ei ole tegelikult ka õige või mitte, mis ei ole ka vale, vaid see lihtsalt ongi nagu see, et õpi oma vigadest nagu väga tugevalt ja seda saaks nagu palju lihtsamalt teha. Ehk et mu sõnum on nagu see, et hakka nagu ise pihta ja sa ise oled oma lapsele kõige suurem eeskuju kõiges, mida sa teed. Ja mulle endale ka õudselt see hapnikumaski nagu näide meeldib, see kehtib nagu igas asjas, et kui sa enda asjad on ligadi-logadi ja siis hakkad lapsele investeerima, et see ei toimi niimoodi, et siis sul tekibki see, et oih, aga mul oleks vaja võtta näiteks sealt raha, aga see näiteks on lapse nimel, sa ei tohi võtta tegelikult, või sa teed enda nimel lapsele koguda, aga tegelikult näppad sealt, et mul ei ole endal kõik korras, et sellega ma vaatan, mis meil pollis vastati vahepeal, et 17 inimest vastas, et nad juba investeerivad lastele ja 7 ei investeeri. Ja peaaegu pooleks on see, et kas enda portfelli osana või eraldi lapse nimel, et
10 enda osana ja 14 eraldi lapse nimel. Mis sina arvad, et kas siin on õiget või valet vastust, et kumba peab siis tegema? Ma See arvan, on plussid-miinused. ja, et siin on tegelikult ka nagu hästi palju selliseid nüansse, mida tähele panna, et mida ma nagu väldiksin, on need tooted, mille kohta öeldakse need koolifondid või mingid sellised tooted, sest et ajalugu näitab, et need ei ole nagu kuigi kasumlikud, et sa paned raha sisse ja kui sa saad sama summa tagasi, on sul hästi läinud, aga mingit tootlust sealt eeldada on natuke naiivne. See oli nüüd see nagu negatiivne pool, et ärge seda tehke, on ju. Nii, nüüd kas koguda nagu eraldi lapse nimele või enda portfelli osana? Ma arvan, et kui sa kogud eraldi nagu lapse nimele, siis see mõnes mõttes lihtsustab sinu jaoks seda arusaamist. See on nüüd nagu hästi konkreetselt nagu minu lapse osa ja see nüüd on minu osa. Et see on kindlasti nagu selline pluss, aga teisest küljest me teame kõik liitintressi mõju ehk et see raha, mis sul kasvab, siis sinna tuleb nagu see kasvik otsa ja kasvik omakorda hakkab sulle jälle nagu raha kasvatama ja niimoodi siis see kõver lähebki selleks hokikepi kujuliseks. Ja nüüd, kui ma kasvatan raha siis oma portfelli osana ka oma lapse jaoks, siis tegelikult siis see liitintress saab nagu suuremalt pihta hakata, et kui te teete nagu saan täna investeerida 100 eurot ja ma jagan selle nagu 4 konto vahel ära, siis igal konto peal kasvab 25, siis ma tegelikult olen nagu aeglasem, vähemalt alguses kindlasti. Nii et mõnes mõttes ma näen, et siin on nagu hea võimalus, et ma kogun nagu oma portfelli osana ja seeläbi on see kogu portfell, kogu see pott, mida ma kunagi jagama hakkan, on nagu suurem. Et tasub nagu mõelda, aga sealt on jällegi nagu lihtsam see, et ma mõttes nagu eraldan lapsele nagu selle osa või hoopis selle, selle. Või küll ma tulevikus vaatan, on ju. Ja, et siis on nagu natuke siuke nagu kahtlane, et mis ma siis nagu päriselt olen valmis nagu selle lapse jaoks ära andma, millal, et sa pead nagu endale tegelikult tegema nagu hästi nagu selge mingi reegli või mingi sellise nagu manuaali, endaga teed selle kokkuleppe, sest mis tegelikult kurnab nagu üldse nagu tööelus ka, on see, kui sa ei ole seda kokkulepet teinud ja siis on nagu kogu aeg selline nagu ebamäärane, et nagu teeks nii või teeks naa või hoopis kolmandat moodi ja siis tegelikult sa ei pane tähelegi, aga su mõte nagu jälle tegeleb, et oota, mis ma siis nagu teen sellega, et mõnes mõttes nagu otsusta ära ja nii on ja punkt, see unustatud, et see nagu teeb natukene elu kergemaks. Nüüd, mis näiteks meie oleme teinud, on nii, et me alguses ikkagi väga sügavalt mõtlesime, et meil on üks suur portfell, mis on nii minu ja minu abikaasa jaoks, kui siis meie laste jaoks. Et meie ei hakka mingeid eraldi neid kogumistooteid tegema, ei ole mõtet sellel hetkel, kui me seda kõik arutasime, oli LHV kasvukonto juba olemas, aga see oli väga kallis. Või meile tundus, et see on nagu kallis, kui me ülejäänud portfelli vaatasime. Ja siis me otsustasime, et ei ole nagu mõtet. Nüüd mingi hetk siis juhtus niimoodi, et meie lapsed hakkasid ise rääkima, et aga teie ju räägite, et te kasvatate raha ja et mina tahan ka ja siis neil tekkisid nagu enda nimelised, nende enda kogumistooted, kasvukonto ja see on nagu puhtalt sellepärast, et see on nagu hästi nagu nende huvi. Sinna läheb ainult see raha, mida nagu nemad ise on kogunud ja ma olen siis teinud selle reegli, et kui sina kannad sinna mingi summa, siis mina duubeldan. Et sellega ma olen nagu nõus ja see on nagu ka nende motivatsioon, eks ju. Et see on nende nagu enda isiklik asi ja et kui nad nagu soovivad seda summat seal suurendada või sellega midagi teha, et nad tulevad ja räägivad minuga selle asja läbi, aga sinna mina ise nagu ei kanna mitte midagi juurde. Ja nüüd kõige viimane asi, mis ma siis oma laste jaoks tegin, millest nad tegelikult vist ei tea eriti palju, on Grünfinni kontod ja Grünfinni kontot tegin ma sellepärast neile, et esiteks ma väga usun sellesse roheteemasse, et see on tulevik, et me ei saa nagu mitte midagi teha, aga see rohevärk sõidab meist kõigist ühel päeval lihtsalt nagu rongiga üle, kui me ise nagu üldse valmis ei ole, et see igal juhul tuleb. Ja ma väga usun sellesse ja ma olen väga kirglik roheaktivist, et ma siin nõuan korduvkasutatavaid nõusid ja korduvkasutatavaid mähkmeid ja jumal teab, mis asju kõike. Et mu perekond üritab minuga hakkama saada. Ja teine pool on muidugi ka see, et ma tunnen Grünfinni asutajaid ja nad inimestena mulle väga sümpatiseerivad ja kõik see, nagu millest nad räägivad, miks nad seda teevad ja kuidas nad seda teevad, et see on minu jaoks, nagu see tundub kõik nii loogiline.
ja lihtsalt, et ma teaksin, et mis asi see Grünfin ikkagi on, kuidas see käib, kuidas see töötab, siis ma tegin oma lastele kontod ja nüüd vaatame ja testime, et kuidas siis on. Et ainukene asi, mis võib-olla ongi nagu Grünfinil praegu puudu, on nii-öelda see ajalugu, et ma nagu näeksin, et mis see siis päriselt on, kas see päriselt ka nagu kasvab nii, nagu nad lubavad. Et noh, ja seda ei saagi olla, sest et nad on lihtsalt niivõrd alustav firma, et igal juhul minge ja vaadake Grünfini kodulehele. Juba näen, et siin tuleb neid küsimusi ja. Et Grünfin on siis, see on põhimõtteliselt niimoodi, et ma teen nagu püsikorralduse. Mina kannan kogu aeg, iga kuu 10. kuupäev kannan mingi summa siis oma lapse kontole või võin ka ise endale teha. Esimesed 1000 eurot on tasuta ja siis ma olen alguses täitnud ära küsimustiku, kus ma siis saan nagu hääletada, et milline teema mind huvitab, kas naiste võrdõiguslikkus või rohetehnoloogia või meditsiin oli äkki vist see 3. Et ma panen selle linnukese õigesse kohta ja siis nemad teevad minu jaoks nagu sellise prognoosi. Kui sa kannad selle summa, mis sa oled siin indikeerinud, sellesse valdkonda, mis sind huvitab, siis meie valime välja kõikide maailma ETF-ide hulgast need, mis on üüberrohelised, tumerohelised, nagu nii tumedad, kui veel olla saad, nad on napid nagu sinised juba. Et nad võtavad need kõige rohelisemad fondid ja siis investeerivad sinu raha sinna. Ja mille eest sa siis hakkad maksma, kui su portfell ületab 1000 eurot, on 3,96 ja sa maksad täis portfelli halduse eest, selle eest, et seal ongi need kõige rohelisemad fondid. Nendel on JP Morgani taustaga inimene, kes on 20 aastat selles valdkonnas töötanud, et ta oskab otsida, teab, mida otsida. Ja üks asi veel, mida nad teevad, on see, et nad küsivadki suurettevõtete käest, et noh, Danone näiteks või ma ei tea, Nestle, mida te teete, et olla rohelisemad või eetilisemad või nagu, kuidas te aitate nagu ühiskonnal paremaks saada. Et ka selline nagu maailmaparanduslik efekt on nagu seal sees. Ühesõnaga, mille eest ma maksan, on see, et mina investeerin oma raha püsikorraldusega, ma ei tegele rohkem mitte millegagi, ma ei vaata neid fonde, ma ei jälgi mitte midagi ja nemad on mulle lubanud, et kui ma samamoodi jätkan, siis vot sellise summa saavad minu lapsed siis, kui nad on 18 või 21 või 25 või noh, mis iganes number. Just, et nad teevad sinu eest selle uurimise töö ära, et noh, et see on selline passiivne investeerimine, et sa ei pea ise hakkama otsima, et kas on ikka päriselt ka roheline, mis me ka tihti räägitakse, vaata rohepesust on ja et võid ju öelda, et sul on väga roheline, mis pärast kõik välja võib tulla, on ja. Aga et sa usaldad neid, et nemad teavad ja uurivad ja see ongi nende töö ju, mida nad teevad. Täpselt ja kusjuures me käisime nendega kohtumas ja nad ütlesid, et maailmas on 300 000 ETF-i, 300 000 ja nemad on sealt välja filtreerinud 8 on need, mis on nagu nii tumerohelised, et nad päriselt, et nad mõtlevad ka selle peale, et kuidas nende ettevõtete kontorid on rohelised ja et nad neutraliseerivad oma süsinikuheidet ja noh, kõike seda, eks ju. Et see kõlab nagu nii reklaamtekstina, aga ma päriselt, ma usun sellesse, millest ma räägin, et mina usaldasin Grünfini, see nagu osakaal minu ja minu abikaasa portfelli mõistes on nagu pisike, aga ma nagu tahtsin lihtsalt näha, kuidas see toode töötab ja mul on hea meel oma lastele nagu koguda ja see mõnes mõttes on ka selline nagu ekstra raha, mille kohta ma tahaksin, et nad kunagi tulevikus nagu tulevadki ja pitchivad mulle, et ma tahan seda raha ja mida ma nüüd teen nagu selle rahaga, et ma kavatsen minna ümber maailma reisile, ma kavatsen minna õppima, ma tahan osta esimest korterit, ma tahan järgmist Bolti asutada, et noh, müü mulle maha nagu see, et ma nagu niisama neile võib-olla väga ei tahagi, kuigi noh, ma usaldan, et arvatavasti neist ei tule nagu need inimesed, kes selle raha lihtsalt nagu, ma ei tea, ühe peo peale panevad. Ma saan aru, et siis järelikult ikkagi sinu nimel on see, sest et muidu oleks nii, et saab 18, saab raha kätte kohe, on ju? Või selle konto tähendab? Ja, aga mul on ikkagi 3 erinevat kontot, et selles mõttes on nagu, noh, ma nagu näen ära, et mis kellelgi on ja ma olen seal natuke ka nagu varieerinud, et ei ole nii, et kõikidel on täpselt ühesugused portfellid. Jah, vot, et suuna oma raha sinna nagu millesse sa usud ja ma nagu arvan, et see roheinvesteerimine nagu sellisel moel, et see on ka see, et ma kasutan oma raha, et nagu teha nagu maailma paremaks, nagu noh, mingilgi moel on ju. Et see on samamoodi nagu me üks vahe tegime oma portfellis nagu sellist suuremat nagu ülevaadet ja siis me nagu jäime nagu väga mõtlema, et nagu Credit Stari võlakirjad, hullult hea intress, aga nagu
et ma olen rahatarkuse koordinaator, et see lihtsalt nagu ei klapi ja me siis ootasimegi ära, kuni kõik need võlakirjad nagu jõudsid oma siis selle lõpptähtajani ja me viskasime nad välja. Intress oli nagu päriselt nagu väga hea, aga noh, see ei saa nagu kokku minna sellega, millesse mina usun, et ma ei saa inimestele rääkida rahatarkusest ja siis loota sõrmed ristis, et nad siis ikkagi võtavad kiirlaenu, on ju. Ja see on, mulle tuletab kohe meelde neid tubakaaktsiaid, et tundub nagu teiste infost, et need väga hästi saab teenida seal ja muidugi me ju investeerime selleks, et raha teenida, aga eks sa pead ise nagu otsustama, kus see sinu eetilisuse piir läheb, et mina näiteks ei taha tubaka sellesse firmasse investeerida ja teadlikult jäängi sellest investeeringu, sellest tootlusest ilma, aga siis sa leiad ka teise koha, kuhu see panna. Jah, absoluutselt, et nii ikkagi on, et see sinu nagu uskumused ja väärtused, et need tegelikult ikkagi käivad sinuga koos ja ma ei tea, ma ei saaks vist magada, kui mul ikkagi need Credit Stari võlakirjad oleksid. Nii lihtsalt on. Ja loomulikult sa ei pane ju sinna 100%, et ajutamised ja sellised asjad on ikka ju kehtivad, aga ja, et lihtsalt uurige, et me investeerimissoovitusi otseselt ei anna, aga saate uurida. Aga mul tuli selle koolifondide ja nende toodetega see meelde, et õnneks päris palju sellest räägitakse, et ei ole nagu eriti mõtet sinna panna, et kahjuks ei ole head tulemused ja minu meelest kõige kurvem on see, et kui inimesed jagavad oma lugusid, kuidas nad on sellest nii pettunud ja sellest teevad järeldus, et järelikult investeerimine ei toimi, pole mõtet, ei tegele, see on kõik üks suur pettus. Et muidugi on pettust ka, et kui on liiga hea tõsi olla, siis ongi pettus tavaliselt või võib juhtuda, kuigi mul vahepeal siin Balti börsil tekkis tunne, et issu liiga hea tõsi olla, et õnneks on teada, et börsil nagu pettus otseselt ei saaks nagu olla. Aga et jaa, tuleb olla ettevaatlik, et pettust on ka, aga ei ole nii, et investeerimine üldse ei toimi, et päris pikk ajalugu on nagu investeerimisel. Ja vaata, ja see natuke näitab ikkagi ka seda rahatarkuse taset, et kui sul ei ole nagu need baastõed nagu teada, et selle jaoks, et tootlust teenida, sa pead olema nõus võtma riski, et ei ole päris nii, et nagu üldse riski ei ole ja 20% tootlust nagu kukub kogu aeg sülle, no ei käi niimoodi. Ei saa käia nii. Jah, et siin on ikkagi nagu kuldreeglid ja mõnes mõttes sellepärast nagu ka minu tööl on nagu see eesmärk, et nagu seda baasi nagu ühtlustada, et kõikidel oleks nagu baastõed nagu teada, aga praegu ikkagi statistika näitab seda, et nii Eestis kui tegelikult mujal maailmas riikidel see tase on niimoodi, 40–60% rahvastikust saab nagu enam-vähem nagu baastõed kätte. Ja baastõed on nagu tõesti see, et mis on nagu inflatsiooni olemus või mis asi see liitintress on, et need on nagu hästi-hästi basic asjad ja see on nagu 40–60%. See tähendab, et keskmiselt umbes sama suur osa riigiti on erinev, et nemad ei jaga isegi nagu seda ja see näitabki, et tegelikult see tööpõld on nagu nii lai ja seda teavitust ja kõike seda, et seda tulebki nagu teha nagu hästi suure meeskonnaga ja mul on selles mõttes, Marin, nagu nii hea meel, et ka sina oled nagu võtnud selle rolli ja samamoodi Eestis on tegelikult neid nii palju, et kui ma räägin välismaa kolleegidega, et meil on nagu eraisikud, kes kirjutavad raamatuid, siis on nagu mis asja, mis raamatuid, ma täitsa nagu füüsiliselt ma olen nagu viinud näha, et vaata nüüd, et see rikkaks saamise õpik ja nad on kõik nagu, kust see nagu tuleb? Et selles mõttes me oleme ikka nagu hästi huvitav riik, et kuidas nagu väike rahvas, aga siit ikkagi nagu see kogukond nagu kasvab ja laieneb kogu aeg, et maailmas nagu rahatarkuse riik number 1, ma arvan, et see ei ole nagu võimatu, et nagu tegelikult ka see on nagu ja siin on kindlasti see väikse riigi eelis ka, et on ju, keegi teab kedagi, kes tegeleb, keegi kuskil midagi mainib, esimese, ma ei tea, 10 korda võib-olla sind ei kõneta, võib-olla siis lõpuks võtad julguse rindu, küsid, et kuule, aga mis asi see nüüd on üldse või mida sa seal teed, on ju. Et mina iseenesest ei usu, et see tegelikkuses on 40–60%. Ma ei tea, kuidas nad koguvad, et inimene võib öelda, ma tean, mis on inflatsioon, aga kui palju me tegelikult sellele mõtleme või et hetkel võib-olla veel saavad inimesed aru, et see on hinnatõus, aga et tegelikkuses see on isegi veel roosilisem pilt, kui minu meelest ütlesin, et selles uuringutest tuleb tihti, kui paljud inimesed raha koguvad näiteks. Ja siis ma tahan alati nagu teada, mida see siis tähendab, lihtsalt, et mul on pangakonto raha või et mida see tähendab, kas mul tegelikult ka on. Ja vaata sind päris seda, et rahatarkusel on 3 komponenti, et seal on hoiakud, ehk siis üldse see, et kas mina nagu suudan oma rahaasju kuidagi korralikult juhtida, seal on teadmised ja siis on käitumine. Ja mis on nagu see eestlaste probleem ongi see, et me tegelikult teame, et see kõik on oluline ja võib-olla, et me vastame sellistele küsimustikele ka, et mis mõttes ma raha kogun ja muidugi kogun, aga nii nagu üks punt õpetajaid mulle kunagi ütles, et ja me kõik paneme raha kõrvale, Liisi. Ja siis ma küsisin, et aga kellel on siis säästusid rohkem kui 1000 eurot?
Mm-mm. No aga mis te siis teete selle rahaga, mis te kogu aeg kõrvale panete? Ai, no see on ju seal kulub ära vahepeal ja siis jälle pead kõrvale ja jälle kulub ära. See on kõrvalepanek, ja see ongi täpselt see, et mida me siis mida me täpselt siis nagu küsisime, et sul on nagu väga õigus, et muidugi tulebki sinna nagu taha nagu süüvida, aga see nagu näitab ka seda, et üks asi on nagu see teadmine, et jah, ma pean panema nagu raha, nagu palgast mingit raha kõrvale ja teine pool on see, et kas ma siis teen seda nagu kuidagi süsteemselt või mis selle asja nagu point on, et kas selle point on tõesti nagu see, et mul ei osanud see kuu 50 euroga mitte midagi teha ja see jäi lihtsalt üle, ju järgmine kuu kulub ära, et see ei ole ju nagu raha kõrvale panemine. Või luban midagi head endale. ja kusjuures nagu päriselt ma olen kuulnud ka neid lugusid, et on inimesi, kes ütlevadki, et aga ma mängingi sellist nullsumma mängu. Homme on palgapäev, aga mul on veel nagu 70 eurot järelikult, peab täna ära kulutama. Ja see on täiesti nagu, see ei ole üks inimene, kes on nii öelnud. Ja siis ma nagu hoiangi peast kinni, et ja Liisi, tööd sul jagub. Ja sellega seoses, see on täitsa uskumatu, mulle tundub, nagu mis siis juhtub, kui mul selle jääb nüüd natukeseks nagu kauemaks sinna kontol. Aga teine on see, et mõeldakse ka seda, et ma pean ju praegu elama, ma ei tea, kaua ma elan ja nagu oleks suur hirm, et äkki ma suren ära ja mul jääbki nagu midagi järgi. Et ma ei saa nagu sellest ka aru, et mis siis juhtub, et mul ei ole nagu kahju, et kui ma näiteks, minu pärijad saavad mingit raha. Kui sa ei taha neile pärijatele anda, tee siis testament, anna hea tegevuseks või mõtle midagi välja. Me keegi ei tea, kaua me elame, aga elada nii, et isver, et äkki ma ei jõua kõike ära kulutada, kui ma siin kogun. Aga inimesed väga huvitavalt mõtlevad, et ei tasu niisuguseid asju karta, et sa saad kõike ära ju korraldada. Ja täpselt, et palju hullem on tegelikult see, et kui sa jätad nagu võlad maha ja siis tuleb neid pärimismenetlusi tuleb nagu järjest, et olen isegi nagu allkirja andnud, et ei, aitäh, et ei soovi pärandit vastu võtta. Ja sa pead siis olema teadlik, et need võlad on, sest enne me ei tehta seda inventuuri ju vaata, et see on ka üks suur oht. Aga tuleme nüüd laste juurde ikkagi tagasi. Ja. Tead, mul oli üks huvitav küsimus ka. Sul on 3 last. Ja viimane laps on natuke noorem kui teised, et kas on mingi erisus ka näiteks esimesele või esimesele 2 lapsele rahatarkuse õpetamisel või kogumisel ja viimasele, nüüd on sul 3 last või et kuidagi ise ju ka arened selle jooksul, et kas seal on mingit erisust? Ma ütleks kõigepealt seda, et meie 3. laps on ikkagi niivõrd noor, et ega ta nagu suurt ei huvitu veel sellest teemast. Aga ma pigem arvan, et minu kogemused kindlasti ka, see kogemuste pagas ju kasvab, aga teine pool on see, et nad on nagu ka natuurilt väga erinevad. Aga mis on nagu tore näha, on see, et meie oleme nagu avastanud, et kui sa nagu esimest last nagu ikkagi nagu näed vaeva, et tuleks armastus, et sa esimese lapsega nagu näed vaeva, siis tegelikult teised lapsed lähevad nagu hästi nagu tema jälgedes. Et eeskuju ei ole mitte ainult vanemad, vaid eeskuju on ka vanemad õed ja vennad. Ja mul on täiesti nagu näide selle kohta, et kui meie kõige vanem laps oli 4, siis me käisime valimisjaoskonnas, sest mina unustasin välislähetuse tõttu õigel ajal e-hääletada. Käisime valimisjaoskonnas ja siis onud näitasid talle suurendusklaasi, mega lahe asi. Nii, ja siis tema hakkas koguma suurendusklaasi jaoks raha ja ta korjas neid taarapudeleid, et meie siis nagu abikaasaga ütlesime, et okei, et me oleme siis nagu see vahepunkt, et sina tood nagu pudeli koju ise pidi nagu, mitte nii, et tema leiab pudeli, annab selle minu kätte ja siis mina näen välja nagu mingi prükkar, kes tassib pudeleid, on ju. Et ühesõnaga, ta pidi selle pudeli ise koju ka tooma ja siis ta sai oma 10 senti. Ja kuhu me sellega siis nagu välja jõudsime, oligi nagu see, et alguses see 4 ja siis ka, kui ta oli 5, et siis tal oli nagu tõsine hasart neid pudeleid nagu leida, neid koju vedada ja meil on olnud juhtumeid, et me läksime nagu rabamatkale ja siis ühest kohast leidsime 5 pudelit ja siis ma mõtlesin, et nagu igaüks võtab mingi pudeli kätte või kuidas see nüüd nagu peaks välja nägema ja õnneks seal kõrval olid keegid, kellel oli mingi väike pisike läbipaistev kilekott üle. Ühesõnaga, sellised nagu crazy'sid olukordi on seesama pudelite korjamine tekitanud ja nüüd, kui minu suurem laps nüüd ta läheb 2. klassi, et teda nagu see pudelite korjamine enam nii väga ei huvita, ikkagi ta aeg-ajalt nagu kuidagi tuleb nagu teemaks, aga ta ei käi nagu otsimas nii. Ja nüüd ma näen, kuidas meie siis vanuselt järgmine 5, kuidas temal on nagu see tohutu hasart praegu ja see mul on igaks juhuks taskus alati kilekott, sest ma juba tean.
aga ta on täiesti nagu võimeline, et kui talle muidu näiteks jalutamine eriti ei meeldi, et me sõidame autoga, ta vahib aknast välja ja ta näeb meie tänavanurga peal, näeb pudelit, me jõuame koju, ta ütleb, emme, ma lähen nüüd ruttu toon selle pudeli ära. Et ma näen, kuidas see nagu ühelt õelt nagu kandub teisele üle ja mul on tegelikult natuke hirm, et aga kuna meie kõige väiksem on nagu nii palju noorem, et kas me saame siis nagu sedasama mustrit nagu peegeldada, ilma et me ise nagu eriti vaeva näeks. Aga võib-olla ikka saame, sest et ega õed on väga hoolsad nagu ka venna õpetamisel ja et tule nüüd vaata, et mina tegin nagu nii ja mina õppisin siis ja et nad ise nagu tegelikult väga teadvustavad ka, et kõik see protsess on nagu õppimine ja et see nagu, et see on ka nende nagu enda teekond, et vot praegu ma nagu tegelen nende taarapudelitega, võib-olla hiljem ma tegelen nagu kuidagi muud moodi, et see on nagu hästi põnev nagu kõrvalt jälgida, et ma olen ise nagu, kuidas ma ütlen, ma pean ennast tagasi hoidma, et ma nagu ei lähe õpetama kogu aeg seletama sinna kõrvale. Aga jube hästi õpetab ennast ka on ja vaadata, et kuidas toimib ja võib-olla saad isegi mõne hea nipi tead, lapsed on väga leidlikud, et vaata. Absoluutselt. Ja muidugi on nad väga leidlikud, et ma siin ikka nagu mina ütlesin, et loomulikult mine ja proovi, aga mul oli ikka tõsine skeptitsism, et kui mulle laps ütles, et ta läheb siiasamma meil nagu nurga peale, läheb, hakkab müüma suuri merekarpe, mis me Portugalist tõime, nagu selliseid suuri. Nii, tegid suure sildi, merekarp, mingi 50 senti tükk, mul on see silt alles, minu meelest oli nii lahe, seal oli veel mingi kirjavigu ja asju. Ja siis nad sõbrannaga läksid ja müüsid neid merekarpe ja nad ikkagi müüsid nagu ära mõned, et nagu milline selline julgus ja algatusoskus, eks ju. Ja noh, loomulikult minule tundus see asi nagu imelik, et noh, mina täiskasvanuna, ma ei lähe nagu tänavanurgale merekarpe müüma. Aga ma tegelikult ei tohi teda pidurdada, sest et see on ju täpselt see, mis nagu seda ettevõtlikku hoiakut nagu kasvatab. Ja mõneski mõttes ma olen nagu iseennast nagu vaatad kõrvalt, et Liisis on see koht, kus on nagu pidur, et sina oled nüüd see pidur, ei ütle nagu mitte midagi, ainult ütled ja või okei, või lähed ostad ühe merekarbi. Umbes nii, eks ju, et sa pead ennast pidurdama, et sa nagu ei lähe sinna nagu seletama ja oma nagu täiskasvanu perspektiivi jagama, et las ta ise nagu möllab, et tegelikult nagu väga oluline. Ja, aga ma mõtlen, et näiteks kui on selline olukord, et on juba lapsed suuremad ja sa alles nüüd avastada rahatarkuse üldse hakkad ise õppima, et kuidas nagu sellele läheneda, et sinu sõltub väga, kui vana laps on, milline laps on, et kas sul on mingeid, väga raske ongi soovitada niimoodi üldiselt, aga võib-olla mõni hea nipp, mis oled nagu võib-olla kuulnud või mõelnud ja saaks anda? Muidugi on kõige lihtsam see, et kui sa nagu kogu aeg nagu selles vaimus oma lapsi kasvatad, siis nad ei tule nagu küsima, et mis mõttes, et mul peab osa raha kuskil kõrval olema või see on nagu nii elementaarne, on ju. Aga teisest küljest mulle nagu endale tundub, et kui on nagu lapsed juba vanemad ja siis sa nagu järsku avastad, et nüüd ma tahaks nagu ise nagu mingit inventuuri teha ja võib-olla koguda millegi jaoks või meelerahufondi näiteks teha, siis ma nagu usun, et toimibki kõige paremini see, kui sa nagu võtadki pere kokku ja räägid nagu, et miks sa tahad seda. Et sa nagu teadvustad selle nagu miks põhjuse, hea, kui see miks põhjus on kuidagi nagu, et see on nagu kogu pere huvides, et see ei ole mingi mina üksi tahan nagu midagi, vaid et terve pere huvides me tahame, et see meelerahufond oleks igaks juhuks. Et kui juhtub mingid kodumasinad lähevad katki, keegi kaotab töö või hambaraviarved on nagu röögatud, et siis meil on koht, kus võtta. Ja siis, kui sa oled nagu selle idee nagu heas mõttes oma perele maha müünud, siis tegelikult te peate kõik tegema nagu mingeid kas või niisugused pisikesi muudatusi. Näiteks see, et me toidupoes ei osta nagu suvaliselt ilma nimekirjata ja nagu kõike, mis pähe tuleb, vaid me nagu proovime paremini nagu läbi mõelda. Ja siis see on jälle see, mis ma enne ka rääkisin, et sa kasvatad nagu iseennast, ise õpid nagu selle rahatarkuse kohta nagu juurde, aga iseenda kohta, et millised need meie harjumused on, kui raske on neid muuta, aga et sa annad ka nagu selle signaali lapsele, et kunagi pole hilja alustada, et sa võid nagu ükskõik millal nagu pihta hakata ja et näe, vaata, ma ka ei oska, et mis ma siis teen, on ju, ja kui läheb nagu kõik läheb lörrima nagu kogun hullult 3 kuud on täiega vaeva ja siis vot tulebki see hambaraviarve ja nagu kõik vastu taevast, et siuke tunne, et ma olen nii suure töö ära teinud ja nüüd nagu ei midagi, et siis ka, et kuidas ma tõusen püsti ja ma nagu jätkan, et see on nagu mõnes mõttes võib-olla isegi nagu veelgi olulisem, et mitte nagu ainult rahatarkus, vaid sa õpetad oma lastele, et kuidas sa nagu tõused püsti ja kuidas sa nagu
jätkad ja nagu paned edasi, nagu vahet pole, mis elu sulle nagu ette viskab. Ja mina käisin hiljuti noortekas rääkimas lastega rahast. Esimest korda selline punt 8–14, väga suur tegelikult vanusevahe on ja siis ma olin nagu mõtlesin, okei, et ja siis ma mõtlesin, et ma ei lähe sinna ju mingit loengut pidama, vaid ma küsin nende käest küsimusi ja siis me arutleme, et miks seda raha üldse vaja on ja siis kõikidel olid ikkagi ju mingid, ja enamus olid ja ma kogun ja kõigil oli mingi oma miks, milleks nad koguvad. Üks tüdruk oli, et tema kohta juba teised ütlesid, et temal kulub kõik raha ära ja siis ta laenab neilt ja siis me rääkisime laenamisest, saime rääkida, et kas ta maksab osadel maksigi natuke rohkem tagasi juba intressi, et nagu päris hästi teadsid, et alguses nad ütlesid küll, et ei tea rahast, et meie ei oska ja igav teema võib-olla. Üks tüdruk ütles, et meil koolis käidi rääkimas, ei olnud üldse huvitav. Aga pärast olid nii aktiivselt seal rääkimas ja nii huvitav oli ja mina õppisin ka sellest nii palju, et tegelikult tihti me arvame, me ei tea asju, aga hakkad rääkima, et tuleb välja igasuguseid asju tead. Ja siis loomulikult seal oli üks laps, kes ilmselgelt teadis kõikidest rohkem investeerimisest. Ja siis ma küsisingi, et kas teil kellelgi nagu vanemad näiteks investeerivad või teate kedagi, kes investeerib. Ja loomulikult see poiss oli see, kelle isa aina investeerib ja jagab. Aga see ei tähenda, et teised nagu ei teadnud üldse, et kõik nagu midagi teadsid ja mina rääkisin, et see ongi nagu igal poolt kokku, et kui sa rääkisid, koolist tuleb laps, kes teab ja räägib vanematele, aga et ongi, aga äkki hoopis on vanemad rahatargad, õpetajad lastele, et me ei tea, kust see nagu inspiratsioon tuleb, aga et oluline on rääkida, et eks me oleme ju ka, ei ole harjunud rääkima rahast. Aga lapsed teavad ju ikkagi, kas meil on nagu hästi rahaga kodus või ei ole hästi, et see oli ka algus, mis sa väga hästi ütlesid, et nad märkavad ju tegelikult kõike, et ega sa oled ju tegevus, teine asi, et räägid midagi, aga ise teed teistmoodi, et hoiame kokku ja siis kukud näiteks laristama, et tegevused ikkagi on see ja eeskuju, et. Ja muidugi ja kusjuures mul on nagu siia juurde ka see lugu, et esimene klass, meie laps tuleb poole kooliaasta pealt koju, ta oli sel hetkel veel 6-aastane. Tuleb, ütleb mulle, et kuule emme, et ma saan väga hästi aru, miks ma ei peaks minema kooli puhvetisse. Mul ei ole seda vaja, et mul on snäkk kaasas, mul koolilõuna, mul on lisatoidukord, et mul on nagu kõik hästi, et ma ei pea sinna üldse minema. Aga kõik mu klassikaaslased käivad, et esiteks mulle tundub, et nemad ei tea, et ole hea, tule anna palun külalistundi. Ja teiseks, et mitte ainult nagu nendele lastele külalistundi, vaid ole hea, võtta kokku need lapsevanemad ja räägi neile ka. Ja räägi neile nagu seda, et nad ei pea nii palju raha oma lastele andma, sest et siis on väga lihtne minna seda kulutama. Et minul on ka raske, et mina ju tean, et mul pole seda vaja, aga kuna kõik lähevad, siis ma ju pean ka minema. Ja et ma proovin neile seletada, aga mul on juba tunne, et nad nagu vaatavad mind juba nagu imelikult. Ja see nagu avas nii palju nagu minu silmi, et mina võin ju õpetada, aga kui meil ei ole nagu seda ütlustatud taset, et kui me nagu koolides nagu üldse ei räägi ja loodame, et kõik vanemad nagu hullult nagu vaeva näevad, siis see on nagu ikkagi nagu naiivne. Alati on keegi, kes ütleb, et aga vaata, kui mõnus, ma lähen puhvetisse, ma ostan siit seda, teist ja kolmandat, need on väga head asjad. Et siis ikkagi nagu paratamatult sul on vaja, et see tase nagu kuidagi nagu ühtlustuks. Ja et minu vaene tüdruk oligi siis nagu see, kes oli nagu see vastuvoolu ujuja ja ta andiski nagu alla ja nüüd nagu suvel samamoodi ma näen, et see on nagu väga lihtne, et lähme siis sinna poodi, sest kõik teised ju tahavad minna ja olgem ausad, mis mul saab nagu jäätise vastu olla. Just. Et nagu selles mõttes on see ka nagu hästi-hästi oluline ja meil on lausa ühe uuringu tellinud, kus tuligi välja, et kooli ja kodu koostöös on see asi nagu kõige-kõige efektiivsem. Aga senikaua, kuni nagu kõikides kodudes ei räägita, on ülioluline, et nagu koolides või noortekeskustes või vahet ei ole, mingist kanalist see nagu peab nagu kuidagi tulema. Et selles mõttes mõelge ka sellele. Nii üks küsimus tuli, et kui lapsed on nii erinevas vanuses, et kas peaks siis sellega näiteks arvestama, et ühel on palju rohkem vähem aastaid nagu ees, millal sa jõuad koguda, et ilmselt siis 18-aastaseks saamiseks ilmselt on mõeldud. Et kas siis peaks rohkem sinna raha panema? Ja kõigepealt tubli, et sa mõtled selle peale. Mina olen nagu kuulnud ka seda versiooni, et kellel on peredes on 3 last, siis hästi tihti investeeritakse nagu kogu see summa, mis tuleb lapsetoetustest. Aga kui sa nüüd mõtled, siis 3. lapse toetus on 100 eurot, 2 esimese lapse toetus on 60 eurot ja peretoetuse saad sa tegelikult siis, kui sul on 3 last. Ehk siis selle 3. lapsega kaasneb justkui nagu 400 eurot toetusi
ja on ju väga ebaõiglane panna ühele 400 ja teistele 60. Nii et jah, mina siin ikkagi teeksin nagu seda, et ma 13-aastasele hakkaksin nagu panema suuremas summas ja 5-aastasele vähem. Ja miks ma ei teeks nagu ühte sissemakset, noh, see on minu vaatenurk loomulikult, et sa võid ise nagu edasi mõelda, aga miks ma ei teeks ühte sissemakset, on see, et me ei tea, mida need turud teevad. Kas nad homme langevad, kas nad homme tõusevad, et see ei ole mitte kellelegi teada ja mina usun sellesse, et me ikkagi nagu erinevatel ajahetkedel investeerides, et siis me ikkagi saame selle keskmise hinna nagu kokkuvõttes nagu madalamaks. Ehk et mina paneksin ikkagi 13-aastasele lihtsalt nagu suurema panus, et noh, lihtsalt näitan, et ühele panen 100 eurot ja teisele panen 60 eurot, eks ju, et siis nad nagu jõuavad nagu tegelikult nagu järgi. Aga siin on nagu ka see nüanss, et sa võid nagu täiesti ka seletada nagu lapsele, et noh, et kui sa näiteks otsustad, et ikkagi paned võrdsed summad, siis sa võid seletada sellele 13-aastasele ka, et vaata, et mina ise ei olnud nagu nii tark võib-olla sellel ajal, kui sina sündisid. Ma ei teadnud, et peaks nagu koguma või kuidas seda teha ja sellepärast on sinu summa väiksem, aga siit on nagu õppetunni koht, et sina oled targem kui mina. Et noh, ma arvan, et igal nagu lahendusel on omad nagu põhjendused ja omad sellised nagu head nüansid, mida tähele panna ja hästi aus on nagu lastele ka nagu seletada, võib-olla mitte praegu, aga kunagi hiljem seletada, et nagu miks see nagu täpselt nagu nii oli ja ka välja tuua seda, et meie nagu lapsevanematena, me ka ei tea kõike, et meie ka samamoodi nagu õpime ja et elukestvalt tegelikult nagu kogu aeg saame targemaks ja seda pagasit tuleb nagu ainult juurde. Ja samamoodi me ei saa ju teada, et kui üks laps saab ju 8 aastat varem 18, äkki siis on kas turu täiesti üleval või hästi all, et see ju mõjutab ka seda summat. Et nagunii me ei saa garanteerida, et täpselt samad summad on ju selleks ajaks on ju. Et siis lihtsalt ka samamoodi peabki seletama, et nii lihtsalt on, et käib üles alla ja ega noh, üks asi on muidugi ka ju see, et kui sa otsustad, kas enda portfellis koguda või lapse nimel, et kui ta saab 18, et kas sa tahad, et ta juba siis saab raha kätte või sa tahad natuke hiljem anda või sa tahad võib-olla paindlikkus selles on ju. Ja noh, muidugi, kui sa tahad 18, saab raha kätte, et siis ongi sinu roll vaata rahatarkust ka talle jagada on ju. Absoluutselt, et mõnes mõttes need teadmised on nagu isegi suurema väärtusega kui see, et ma hakkan nagu lapsele koguma, et noh, see ei ole nagu küll see hapnikumaski nagu näide, aga et kui sa pead nagu valima, et millest ma siis nüüd pihta hakkan, siis tegelikult nagu laste teadmistesse investeerimine võiks olla ikkagi punkt 1 ja alles siis nagu see, et ma hakkan talle koguma ka. Et piltlikult öeldes esimesed 15 eurot investeerid homme õpib rahamängu või 20 eurot, ma ei tea, kui palju see raamat maksab. Ja siis järgmised 20 eurot nagu edasi mingisse muusse kohta. Siin on hea näide see kala ja õng. Enne ma annan õng ja siis annad kala. Jah, täpselt, et see on nagu siinkohal nagu isegi olulisem ja hästi hea nagu näide, ma pean selle ikkagi rääkima. Esimene klass, meil oli esimene lapsevanemate koosolek ja õpetaja küsib, et nii, aga varsti on vaja kingitusi kuuse alla, mis teeme? Noh, vaikus on ju kõik värsked vanemad, kõigil käsi väriseb natuke, ei tea, kommipakk. Ja siis õpetaja ise käis välja täiesti nagu teadmata, millega mina tegelen. Ta käis ise välja, et mis te arvate, kui iga laps saab kingituseks Tom õpib rahamängu raamatu ja siis me saame seda raamatut kasutada õppetöös, sest et see on rahatarkuse teemas, see on väga väärt kraam ja need, kellel on nagu olemas, seal oli vaja kätt tõsta, et 4 tükki tõesti tõstsid, et nendele siis on mingi teine raamat, aga nüüd on meil oli olemas kingitus ja nüüd me saame seda raamatut klassitöös kasutada ja mul oli nagu nagu ma ei pidanud nagu mitte midagi ütlema ja siis nagu lihtsalt see õpetaja tegi nagu sellise lükke, et see oli nagu suurepärane. Ja nüüd on kohe järgmine raamat on see Koer õpib mani, et niipea kui nad hakkavad 4. klassi jõudma, siis mul on kohe plaanis, et järgmine raamat. Aga nüüd jõuame veel Iidale vastata, et kui 9-aastane soovib endale aktsiaid osta, et kust võiks alustada? Ja nüüd sellega on nüüd 2 sellist hästi olulist nüanssi. Kui see 9-aastane tahab nagu omaenda konto peal nagu kõike seda teha, siis on see probleem, et kuidas sa tõestad, et mis hetkel ta siis nagu müüb neid asju ja et mida selle rahaga siis edasi teha. Ehk et meil on olemas perekonnaseadus, mis ikkagi klassifitseerib, et laps on alaealine, siis tuleb tõestada, et kõik, mis nagu tema kontol, tema vahenditega tehakse, et see kõik on tema huvides. Ehk et sul nagu võib jube nagu jamaks minna, lihtsam versioon on see, et sina teed endale konto
kas või nagu täiesti eraldi konto, mille paned nimeks 9-aastase raha, eks ju. Ja siis selle alt tema juhtnööridele vastavalt teete neid tehinguid ja see ühtlasi annab sulle hea võimaluse nagu küsida, et miks selline tehing, miks selline mõte, blablabla, hoida nagu kätt pulsil ka. Ehk et ma nagu ei soovita seda, et laps iseenda kontol hakkab mingeid tehinguid tegema, et sellega nagu võib jube jamaks minna. Parem on see, kui sa teed nagu oma kontol, aga loomulikult on ka see võimalus, et sa lähed kohtuluba taotlema ja nii edasi. Sest et noh, jälle seesama teema, et alla 18-aastane inimene on teovõimetus, tähendab, et tema eest vastutavad inimesed peavad siis nagu tema nimel kõiki neid asju tegema. Ja kui tõesti juhtub, et sul on endal mingi tõeline hädaolukord ja on vaja nagu näiteks need finantsvahendid müüa, et seda hädaolukorda kuidagi moodi ära klattida, jube peavalu. Sellest võib nii palju jama tulla, et lihtsalt enda kontol on seda palju-palju kergem nagu teha. Lihtsalt, et muidu sa võid maksuameti ja siin teiste struktuuride vahele nagu väga kinni jääda. Ja siin on kohe ka järgmine küsimus, et kas aktsiaid saab lastele pärandada. Ma ei ole pärandamise osas niivõrd veendunud, aga sa saad lapsele kinkida neid. Kõike saab pärandada, aga lihtsalt lapse vara ju ikkagi tema vanem haldab. Et selles suhtes see on sama, selles suhtes selle saab ikka pärandada, see on sama, mis kingid on ju, aga lihtsalt tema ise enne 18 saamist ei saa sellega tegutseda. Et siis teine lapsevanem või siis keegi tema hooldaja, kes tal on sel hetkel tegutseb sellega. Et siin on nagu hea näide, et vennad Teinemaad, kes kunagi investeerimist alustasid, nemad olid koolipoisid ja vanemad ütlesid, et me ei tea asjast nagu mitte midagi, et kui te tahate teha, et siis okei. Ja nad tegidki alguses nagu vanemate kontode kaudu ja no mitte nii, et vanemad olid isegi juures, vaid meil oligi nagu täisõigus, et haldasid nii-öelda pereportfelli koolis, neile juba õpetati nagu rahateemasid ja nad ise hakkasid nagu niimoodi katsetama, et minu meelest hästi suurepärane nagu näide. Aga ma arvan, et nüüd sa võiksid vaadata, valida välja, kes saab auhinna ja ma ütlen seda, et järgmine mikroinvestori Q&A on just oli 27. september ja siis meil on külas jurist. Ja me täpsustame, mis teemad me räägime, aga see on võib-olla ka üks teema, mida siis saab küsida, et just see laste teema, see pärandamise teema, et mina olen ka jurist, aga ma ei ole nagu selle perekonnaõigusega nii palju tegelenud, aga ma ütleks võib-olla seda, et tasub jah mõelda, see on lapse raha, et sa pead lapse huvides toimetama, aga seda ei pea kartma nagu ka nii hullult, et sa pead lihtsalt arvestama, see on lapse raha, kui läheb hulluks, siis hädaolukord sa ei saa võtta sealt, et see nagu see raha ongi kuskil eemal on ju, et ega ei pea nagu liiga palju ka kartma seda, et lapse nimel toimetatakse, lihtsalt sa pead olema teadlik, et see on lapse huvides, et tõenäosus, et kes seal nagu uurima hakkab, teine lapsevanem võib nõuda midagi, laps hakkab suga protsessima, aga see ei ole nii suur on ju, et selles suhtes seda ei pea nii väga kartma, aga sa pead selle läbi mõtlema ja teadma neid riske, mis sa välja võtta tõid. Just täpselt, aga ma siin scrollisin edasi tagasi ja mulle jäi silma nõrk DK, et mina arvan, et tema võiks olla täna premeeritud. Aitäh sulle, DK kirjutab mulle siis palun otse marin@mikroinvestor.ee või siis Messengeri, et siis räägime edasi, et ma muidu sind üles ei leia siin. Aga nii kiiresti see tund läkski. Oli väga tore. Aitäh sulle, Liis. Väga meeleolukas, aitäh. Aitäh kõigile, kes siin kaasa rääkisid ja küsisid ja järgmise korrani. Suur aitäh, palju rahatarkust teile kõigile. Head rahatarka kooliaastat. Suur aitäh. Tšau.